Praegune kinnisvara olukord Dubais meenutab mulle väga Eesti kinnisvara olukorda 2022. Kui Ukrainas hakkas sõda, siis kõik olid paanikas, mis nüüd saab, kinnisvara hinnad kukuvad 30%, võib-olla rohkem, nüüd tuli masu kohale, Euribor tõuseb, inimesed ei jaksa laenu maksta, nad hakkavad tegema kiirmüüke. Täna on aasta 2026, 4 aastat on möödas. Kas Eestis on hinnad 30% langenud? Ei ole. Inimesed endiselt ostavad, müüvad, jah, mitte sellises tempos nagu vanasti, aga ikkagi ma ei näe, et hinnad oleks drastiliselt langenud. Sama asi nagu Dubaiga. Jah, tuleb mingi vaiksem moment, jah, võib-olla leiab mingi 5-10% alla turuhinna paar diili, aga need ostetakse nii kiirelt ära, et ei jõua reageeridagi. Ja elu läheb edasi. Konflikt saab läbi ja elu läheb samamoodi edasi. Et see, et nüüd siin hinnad drastiliselt langevad, no ma ei näe. Ehituse oma hind alla ei lähe, pigem tõuseb nende kõikide kütuste nafta kriiside tõttu. Et vaatame edasi ja mina ikkagi arvan, et siin pool aasta pärast on kõik unustatud, hinnad on võib-olla veel kõrgemad kui täna.